Postimees 28. mail 1926. aastal. Läänemaa kaks tüüpilisemat valda on kahtlemata Velise ja Vigala. Sedapuhku peatun esimese juures. See on eriti tugevad ja lopsakad mehed, haruldaselt head hobused ja kaunid kodukootud vaibad. Need kolm Velise eritunnust on kõige paremini esitatud suvisel pühapäeval Vigala kiriku juures. Mehed salkades kirikuõues kasvavate kastanihiiglaste all ajavad mahedat juttu. Puudub puhas, pehme ning lauge läänemurrak. Aga kiriku värava taga kisendavad nende vägevad hobused ja raudassidega vankreid ehivad vikerkaare värvilised vaibad. Velise mehed on uhked ja iseteadlikud. Muuhulgas ka selle üle, et sealt on pärit Georg Luurik. Tegelikult oli Veliselt pärit tema isa. Ja nüüd, 3. Riigikogu valimiste päevil annab Velise jälle vanima valija 92-aastase Hans Kellmani, kes tuleb 6 kilomeetri kauguselt jalgsi vallamajja häält andma. No Velisel on meil teisigi vana-Eesti raudseid mehi, kes veel nüüdki käivad 20-kraadise külmaga palja rinnaga. Oh me ühed teovennad, ja me kallid kaasuvennad, vennad ühte sööme, ühte joome, ühte ostame hobuse, margu maksame rahada, ei või ühte naista võtta, teine võtab teise naise, teise eide tütre, teine teise taadi tütre, teine kaie, teine maie, võta sa maie, ma võta kaie, võta sa maie marjas Malta, ma võta kaie karjas Malta, mai oli maadal marju nopma, kai oli kaaval karjas käima. Ajaleht Lääne Elu 1940. aastal. Vigalat tuntakse kui Läänemaa viljasalve. Selle all ei peaks mõtlema ainult Vigala valda, vaid tervet Vigala kihelkonda, mis haarab enda alla ka Velise valla. Ega te sarnast kohta küll ole varem Läänemaal näinud, kui seda oma jõukuselt Velise, kiidab näiteks üks sealtkandi agaramaid põllumehi. Rahva jõukus on ka aluseks, mis juba aastakümneid tagasi kutsus esile esimesi eluavaldusi vabaduse ja iseseisvuse suunas. Juba Velise kooliõpetaja Schumann aastatel 1884 kuni 1887 õhutas rahva seas mõisnikkude vastast meelsust. 1905. aastal muutus Velisel toimuv aga tõsiseks ja üheks Läänemaa revolutsiooni kandvamaks algatuseks. 1933. aastal vana rahvajutu järgi olnud kord Vanakuri Konuvere tänava otsas kangesti kimbus. Piires alus olnud pulmad, Kaljus 2 kihtlused ja Velisel 5 varrud. Pole teadnud, kuhu minna. Sõitnud õnneks Konuvere hull krahv parajasti 6 musta täkuga Tallinna Landstoa peale rüütelkonna koosolekule. Vanakuri pidanud krahvi kinni ja küsinud head nõu. Piirsalus sulle paha ei tehta ja Kaljus keegi sul karvagi ei kõlerda, rääkinud krahv. Aga kui sa Velisele lähed, võta 7 selli kaasa, muidu seovad sulle palgi sappa ja klopivad sind nii, et sarved lähevad hirmust sirgeks. Vanakurjal kadunud tahtmine Velisele varrule minna ja kõmpinud Piirsalusse pulma.
Ärgu keegi sellest arvaku, et Velisel on võõral kardetav liikuda ja et keegi võib sulle seal kallale kippuda. Velise mees nõuab oma õigust ja kes temaga õiguse pärast on tülitsenud, see juba teab, mida see tähendab. 1905. aastal astusid nad Kärts ja Põmm Vene kroonu vastu välja. aasta üldine pilt ja Velise Vabariik. On üldteada, et 1905. aasta kujunes Eestis ja kogu tollasel Tsaari-Venemaal revolutsiooniliseks. Oli suurte unistuste, julgete ettevõtmiste, aga ka traagiliste kokkupõrgete ja lüüasaamiste aeg. Pinged kogu tsaaririigis kasvasid tõusvas joones juba jaanuarist alates. Tsaar Nikolai II püüdis rahvast rahustada manifestidega. Veebruaris tuli välja manifest, millega tsaar lubas riigikorda parandada ja andis rahvale õiguse selleks ettepanekuid teha. Aga aprillis ilmus ususallivuse manifest, mis lubas inimestel õige usust luteriusku tagasi pöörduda. Augustis tuli manifest, millega tsaar lubas asutada nõuandva rahvaesinduse. Sügiseks oli elu riigis aga veel rahutum kui seni ja rahva ette jõudis kõige oodatum manifest, mis lubas kõigile riigi alamatele kodanikuõigusi ja vabadusi. Vot nii, ja sellest päevast 17. oktoobrist algas aeg, mida ajaloolased nimetavad üürikeseks vabaduse ajaks. See sai kesta ainult 8 nädalat, aga sellesse mahtus hulk rahva teadvust mõjutavaid sündmusi. Näiteks sündisid Eestis just siis esimesed legaalsed erakonnad. Pead sai tõsta nii poliitiline kui ka rahvuslik iseteadvus. Ja Velise Vabariik kuulutati välja just sellel vabaduse ajal. Linnades kestsid aasta algusest peale lainetena tööliste streigid. Mõisates siin-seal teomeeste ülesastumised.
kui rahvas said Saari veebruarikuise manifestiga loa teha oma ettepanekuid riigikorra täiustamiseks, algas talurahva seas märgukirjade kirjutamine. Ja rahva sekka hakkasid jõudma lendlehed ja proklamatsioonid vabadusest ja isegi omaette Eesti riigist. Tallinnas Konstantin Pätsi väljaandmisel ilmuv ajaleht Teataja ilmutas suvel tasuta kaasandena tõlkeraamatu Inglismaa riigi ja ühiskonna elukorraldusest, et poliitilist teadmist rahva hulka viia. No, ajalehed kajastasid tihedalt ennenägematuid sündmusi linnas, maal ja kogu Tsaariringis. Nooruke Gustav Suits tõlkis prantslaste Marseillaisi. Fridebert Douglas, venelaste julgesti vennad nüüd tööle. Internatsionaali tõlki oli Tartus ilmuva ajalehe Olevik, toimetaja Voldemar Grünstam. Moes olid rahvakoosolekud, mille pidamine lahvatas eriliselt pärast oktoobrikuist vabaduse manifesti. Mihkel Aitsam, 1905. aasta Läänemaal. Velisele lähim mõisa teomeeste peatõstmine oli tõenäoliselt see, mis toimus Jädivere mõisas. Seal riiuks ei läinud, sest valitseja täitis kõik teomeeste tahtmised. Mõisnikele kirjutati märgukirjasid Valgu ja Velise Vigala mõisas. Nõudmisi esitati Vigala mõisnikule kuuluvas Nõlva mõisas. Pealinnas ja mitmes kohas terves riigis lahti peasenud liikumise ja segadused täiendava suure ja rasku kurtusega meie südant. Ilmsiks tulnud liikumistest võib sügav korratus rahva seas tõusta, mis meie riigi terveks jäämisele ja ainuolekule kardetavaks võib saada. Keisarlikud teenistuse kohused käsivad meid kõige mõistuse ja võimuga püüda seda riigile nii väga hädaohtlikkus segadust maha suruda. Meie teeme valitsusele kohuseks meie kindlat tahtmist täide saata ja anda rahvale kodanliku vabaduse kõikumata alused, täieliku isikupuutumatuse, südametunnistuse, sõna, koosolekute ja ühisuste vabaduse näol. Muuhulgas otsustas tsaar, et seni valimisõigused olnud rahvaklassid saavad hääletada või järgmiste Riigikogu valimistel. Vabadusaeg. Kui välja tuli tsaari 17. oktoobri vabadusmanifest, avaldasid selle paljud ajalehed. Mitmes pälvis see tugevat poolehoidu. Eesti Postimees kaunistas ametliku manifesti Georg Eduard Luiga luuletusega. Tere tõuseb õiguse päike. Üle verise vaenu välja on kerkinud Koidu kiir. Ööirmsatest varjudest vabaks on saamas meil silmapiir. Küll kaua me ägand ja hoigand ja vaevelt kui vande all, kuna vägivald ülbesti hõiskas, nüüd ots on tulemas talv.
Merle Soosaare Tartu Ülikooli bakalaureusetööst rahvaasenike kongress 27-29 november 1905. Enne 17. oktoobri manifesti käisid rahvakoosolekutel enamasti taluperemehed ja rentnikud, kes kurtsid põhiliselt kõrge maa ja rendihinna üle ning otsisid võimalusi maa hinna ja intresside vähendamiseks. Pärast manifesti avaldamist võeti arutusele hoopis laiemad teemad. Pead hakkasid tõstma maatamehed ja rääkima hakati poliitilistel teemadel. Oktoobri lõpupoole hakati poliitilistes ringkondades muret tundmas selle üle, et rahvas ootab manifestiga lubatud muudatusi ja konstitutsiooni, aga tegelikkuses kestab valitsusametnike omavoli edasi ja justkui ei muutu midagi. Kuu lõpus, 30. oktoobril, sündis Tartus 4 kohaliku seltsi otsus kutsuda kokku esimene ülemaailmne rahvaasenike kongress. Velise Vabariik sündis umbes samal ajal. Mihkel Aitsam, 1905. aasta Läänemaal, Velise Vabariik. Liikumine Velisel algas hoogsasti juba oktoobris. Ta juured ulatusid isegi kaugemale tagasi. Apostliku usu koolimajas tekkis uus võimukeskus, kes vallas, käskis, korraldas ja kutsus. Vallavalitsus eesotsas vallavanem Mihkel Lauteriga ja vallakirjutaja Jaan Hamaniga jäid oma tagasihoidlikkuse tõttu varju. Koolimaja oli saanud Velise ühendvaldade nagu Velise, Valgu, Nurtu, Nõlva ja Päärdu kogukond ajuks, kus juhiti liikumist. Juhi kohal seisis kooliõpetaja Ivan Paulus. Peeti rahvakoosolekuid. Päärdu-Velise maantee serval paiknevas Sipelga väiketalu sepapajas olevat Pipra Mihkel Aitsam lugenud tihti teistele ette ajalehte uudised ja posti teel kätte toimetatud põrandaalust õigust. Männiku Aadu talusse Velisel kogunenud õhtuti küla noored. Perepoeg Mihkel mänginud viiulil ette revolutsioonilaule, mida koos laulma õpiti.
koduuurija Sergei Seelandi Velise Vabariik ehk 1905. aasta sündmused saame lugeda. Juba kogu oktoobrikuu oli Velisel koosolekud toimunud. Küll kohalikus õigeusu kihelkonna koolimajas, selle õuel, Hansuri kaupluses ja mujal. Nendel koosolekutel kujunesid ülestõusujuhtideks kohaliku õigeusu kihelkonna kooli õpetaja Jaan-Ivan Paulus, kes siia alles 1905. aasta märtsis oli selle õpetaja koha saanud. Päärdu Vene küla Pipra talu rentnik Mihkel Aitsam ja Nurtu poepidaja Jüri Oviir. Peakoordineerijaks ja üldjuhiks valiti Paulus. Esimese koolimajas peetud koosolekul teatas Paulus vallarahvale, et käesolevast päevast peale on kõikidel inimestel, kes 18 aastat vanad, sealhulgas ka naisterahvastel, kodanikuõigused. Ja teisel koolimajas peetud koosolekul, mis toimus oktoobrikuu lõpul, oli arutlusel mõisatest maa saamine, maksude kaotamine, saadikute valimine Tartu rahva asemike kongressile. Sealsamas kuulutati välja ka Velise Vabariik kui piirkonna võimukandja. Sellel koosolekul oli esimest korda koolimajja toodud punane lipp, mille tähendust aga jagasid vähesed. Vastu võetud otsuste täideviimiseks asutati kohalik relvastatud rahvakaitse. See jaotati malevateks, igal ühel oma pealinn. Ja mitmest allikast leiab tsitaadi, mis väidetavalt on pärit Ivan Pauluse kõnest oktoobri lõpul rahvakoosolekul. Sõnastus erineb siiski nii palju, et laseb oletada tsitaadi säilimist rahvasuus. Koduuurija Aleksei Barnabase kirjapanek. Ka minul on leht nagu paljudel teist, sest lapsed vajavad piima. Leht tahab toitu, aga heina ja karjamaad pole, kuna kõik maa on mõisnike käes. Mehed, kuhu me paneme oma lehmad? Kas tuleb riigi valitsus meile appi? Ei tule. Ise peame kellegi abita omale heinamat võtma. Jaan Limbergi versioon. Väike maapidajad, maatamehed, teil on lehmamullikad. Ka minul on üks niisugune. Kelle käest me piima tahame? Aga kust võtta heinamaad, et lehmale heina saada? Kõik heinamaad on mõisnikude käes. Üles, mehed! Järgmiseks aastaks olgu meil kõigil lehma jaoks heinamaa. Õige. Velise Vabariigi väljakuulutamise täpset kuupäeva koduuurijad ei maini. Sergei Seelandi järgi
kuulutas õpetaja Paulus Velisel välja kõikide kodanikuvabadused oktoobri keskel ja vabariigi oktoobri lõpul. Aleksei Barnabas on need 2 kuulutamist ühendanud ja räägib oktoobri lõpu koosolekust. Kui vabariigi väljakuulutamine jäi oktoobrikuusse ja on tõsi, et samal koosolekul valiti ka rahvaasemikke Tartu kongressile, ei jää Velise vabariigi sünnile variante. Väljakuulutamine pidi toimuma 31. oktoobril, sest Tartu kongressi kokkukutsumise otsus tehti Tartus alles 30. kuupäeval. Ajaloolase Toomas Karjahärmi uurimusest vilksab aga läbi ka see, nagu oleks Velise vabariik sündinud novembris. See määratlus on pärit Läänemaa aadli esindajate kirjast Eestimaa rüütelkonnale peamehele Dellinghausenile 1907. aasta veebruaris. Dokumentaalset materjali Velise vabariigi kohta ei ole. Mälestused on paratamatult valikulised ja subjektiivsed. 1905. aasta oktoobri-novembri ajalehtedest ei leia vabaduse ajast hoolimata Velise vabariigist sõnagi. Küll aga kirjutatakse sellest pärast Eesti Vabariigi sündi. Nõukogude aeg polnud siis veel 1905. aasta sündmusi lauspunaseks maalinud, vaid neid käsitleti kui esimest sammu oma vaba Eesti riigi suunas. See käsitlus tekitas aga ka kiusatust tegelikkust vähegi ilustada ja lisada asju, mida päriselt pole olemas polnud. Näiteks üks tekst, mis ilmus 1936. aastal mitmes ajalehes. Anonüümne kirjutaja väidab: kõik, mis mul kirjutada, tugineb ajaloolistel dokumentidel, mida Velisel hoolega alles hoitavad. Aga Velisel sellist dokumentide olemusest ei teatud mitte midagi. Ka ei lase laiem taust oletada, et Velisel juba oktoobri keskpaik võis olla plaan mõisahooneid hävitada ja mõisate vara laiali jagada. 20. oktoober 1936. aasta Hiiu Teataja. Asja õhutajaks ja mässu tegelikuks juhiks oli kohaliku kihelkonnakooli õpetaja Paulus, kes koolimajas korraldas konspiratiivkoosolekuid ja kõneles mõistlike varanduste ülevõtmisest ja vabariigi vajadusest. Ja kui sõnum Sarmaatia laiedel lagendikudel puhkenud revolutsioonilainest otsaga jõudis Velisele, laskis Paulus külakümnikute kaudu kogu Velise rahvale teatada, et kõikidel kodanikudel alates 18. eluaastast on nüüdsest täielised kodanikuõigused. Veel sama oktoobrikuu keskpaiku kutsuti ümbruskonna rahvas koolimajja ühisele koosolekule, millel arutati mõistlike varanduse ülevõtmist, maksude kaotamist ja teisi sarnaseid küsimusi. Koosoleku lõpul kuulutas õpetaja Paulus pidulikult välja Velise vabariigi. Viimase piirideks määrati samal koosolekul praeguse Velise valla piirid, kusjuures uuel riigil oli 4 administratiivset üksust maakonda ja nimelt Velise, Valgu, Nurtu ja Pärnu. Vabariigi pealinnaks nimetati Velise alevik. Vabariigi presidendiks valis koosolek üksmeelselt õpetaja Pauluse, kelle peale pandi ühtlasi ka vast asutatud riigi sõjaväe ülemjuhataja kohustused. Kohe pärast nimetatud koosolekut hakkas Paulus organiseerima uuele vabariigile sõjaväge. Selleks käsutas ta kõik kohalikud ja ümbruskonna noormehed koolimaja juurde, kus leidis aset mobiliseerimine. Pärast tehti samas laskeharjutusi, kusjuures relvadeks kasutati jahipüsse. Et meesse kokkukutsumine oleks hõlpsam, lasi Paulus iga harjutuse eel helistada kirikukella. Noore vabariigi esialgses töökavas oli mõisahoonede hävitamine, varanduste ülevõtmine ja jagamine.
kongress 27-29 novembril Tartu Pürgelmusse majas ehk linnakodanike hoones. Velise esindajad Ivan Paulus, Pipra Mihkel Aitsam ja Jüri Oviir. Valla naised valisid oma saadikuteks Ann Reinbergi ja Ann Milleri. Tartus lõhenes 800 osavõtjaga kongress pärast 6-tunnist käratsemist kaheks. Kogu Velise esindus lahkus Pürgelmusse hoonest koos kongressi radikaalsema poolega, mille eesotsas oli advokaat Jaan Teemant ja mis jätkas omaette koosolekut ülikooli aulas. Pürgelmusse hoonesse jäi kongressi mõõdukam seltskond, mille eesotsas oli Jaan Tõnisson. Saali jäi ka suhteliselt palju taluperemehi. Kongressi otsustest, radikaalsema poole meelestatusest ajakirjanik Mihkel Aitsami loetelu. Venemaal tuleb sisse seada demokraatlik vabariik. Nii maal kui linnas tuleb viibimata sisse seada revolutsiooniline omavalitsus. Kõiki praegusi vallaasutusi tuleb boikoteerida. Õllepoodide, kõrtside, kroonuviinapoodide, õlle- ja viinavabrikute tegevus tuleb sunduslikult lõpetada. Kõik riigi ja maakassamaksu tuleb jätta tasumata ja naturaalkohustused täitmata. Kõik kiriku, rüütelkonna ja kroonumõisad tuleb võtta tasutada kogukonna omanduseks. Mõisa ja kirikumaksud tuleb jätta maksmata. Sõjaseadus ja sõjakohtud ühe surmanuhtlusega ära kaotada. Terve sõjavägi tuleb koju lasta ja sõjaristad rahva kätte anda. Minu bakalaureuse tööst. Tegelikult 2 koosoleku otsused kardinaalselt ei erinenudki. Erinevad olid võitlusvahendid ja otsuste toon. Kui Pürgelmusse otsustes sisaldus klausel, et teatud kohustused jäetakse täitmata juhul, kui valitsus ei reageeri nõudmistele, siis aula koosolek soovitas otsused otse kohe täitmisele pöörata. Vahest suurim erinevus valitses tulevase riigikorra osas. Pürgelmusse pool eelistus konstitutsioonilist monarhiat Venemaal ja soovitas autonoomiat Eestile. Aula koosolek nõudis demokraatlikku vabariiki. See nõudmine võeti pärast rahvasemike kongressi omaks. Ka paljudel üle kogu maa peetud rahvakoosolekutel, kus radikaalsema poole otsuseid pooldati. Isevalitsuse asendamine vabariigiga oli 1905. aastal laialt levinud loosung, mida nõuti rahvakoosolekutel, lendlehtedes ja vasakparteide programmides. Oluliseks võib pidada ka erimeelsusi kohaliku omavalitsuse küsimustes. Erinevalt Pürgelmusse saalist soovitas aula koosolek senised omavalitsusasutused ametist tagandada ja anda kohalik võim üle ajutisele revolutsioonilistele komiteedele. Pipra Mihkel Aitsam tõi kongressil kaasa noore Friedebert Tuglase, siis Mihkelson, et sihtkandi rahvakoosolekutel esineda. Esimene kõne oli Raplas, siis Velisel, siis Vigalas. Viimasel koosolekul ajakirjanik Mihkel Aitsam. Juba mõne lausega köitis Mihkelson kuulajate tähelepanu. Ta kõneles Vene riigi võimust, kes toetub püssitikkudele ja sandarmitele. Kirikus valitseb mõisnikult ametisse seatud kirikhärra ja mõisas kõikvõimas parun, kelle heaoluks peavad orjama 100 ja 1000 talupojad. Sellele peab tulema lõpp ja seda teeme revolutsiooniga. Tutvustas rahvale ka tähtsamaid aula koosoleku otsuseid ja lõpetas kokkuvõttega. Olge valvel ja valmistage teed revolutsioonile. Kui tuleb revolutsioon, siis minge kõik kaasa. Keisrimaad oli vähe, sõda alustas.
pärast Tartu kongressi toimusid tormilised värskeid otsuseid tutvustavad rahvakoosolekud valdades üle maa. Eesti ala 365 vallast umbes 100 asuti aulakoosolekute otsuste tõukel ka kohalikke omavalitsusi muutma või välja vahetama. Neist umbes 40 moodustati alternatiivsed omavalitsusüksused, nii-öelda revolutsioonilised komiteed, mida nimetati eri moodi. Osa neist sai varem või hiljem vabariigi nime. Ajaloolane Toomas Karjahärm nendib, et tegelikult saab vabariigist rääkida ehk Vaali ja ka Velise puhul. Mõlemad vabariigid sündisid juba enne ausõla koosoleku otsuseid. 1905. aasta stiihia ja vabadusaja lõpp. Kõik Tartu kongressi otsustega rahul ei olnud. Koosolek Volta vabriku keldris. Ajakirjanik Mihkel Aitsam. Valla omavalitsuste tegelased märkisid asjaolu, et Tartu kongress on jätnud lahendamata maaküsimuse ja omavalitsuse ehk mõisnike maapäeva uuendamise. Mis neil teemadel otsustati, oli nende arvates liiga napp ja taheti veel kord kokku tulla, et neid konkreetseid küsimusi eraldi arutada. Ajaloolane Ago Paju. See asi sai alguse juba suvel. Rüütelkonnad kavandasid omavalitsuse reformi. Leiti, et Aadi maapäeva võiks täiendada teiste rahvakihtidega, talupoegade ja linnakodanikega. Rüütelkondade sisevõitluses jäi peale konservatiivsem pool. Eestlaste ja lätlaste seisukohtadega siiski eriti ei arvestatud ning reformi eelnõu saadeti Venemaa pealinna ära. Siis tekkiski kohalikes omavalitsustes mõte, et võib-olla ise välja töötada, kuidas asi peaks korraldatud olema. Selle liikumise keskus jäi Rapla ja Kohila kanti. Otsustati kokku kutsuda Eestimaa kubermangu valdade esindajate kongress, kus oleksidki ainult valdade esindajad. Rapla korraldajatel oli side Tallinna inimestega, ajalehe teataja ringiga ja teistega. Nõupidamise korraldamine läks mingil hetkel linnameeste kätte ja umbes samal ajal, kui ajaleht teataja üle võeti, hakkasid seal eriti tooni andma hoopis sotsiaaldemokraadid. Koosolek kutsuti kokku 11. detsembriks vanasse Estoniasse, aga 10. detsembriks olid riigis pinged jõudnud sellesse järku, kus Tallinna linnas ja Harjumaal kuulutati välja sõjaseisukord. Kestsid streigid, rahvakogunemised keelati, mitmed senised liidrid nagu Jaan Teemant, Konstantin Päts ja teised olid juba põranda alla läinud. Estonias koosolekut pidada ei saanud. See toimus Volta vabriku keldris, kus koosoleku juhatamine läks sotsiaaldemokraatide kätte. Aleksander Keskküla, Hans Pöögelmann. Kõlama jäi, et vaja oleks suurt streiki, raudtee ja telegraafiühendused tuleks katkestada, tuleks minna maale, relvad kaasas, konfiskeerida mõisete relvad, õhutada talurahvast avalikule mässule. Mingit siduvat otsust aga vastu võtta ei jõutud, sest politsei ja sõdurid olid juba värava taga. Traditsiooniliselt seostatakse Volta koosolekut Tallinna tööliste minekuga maale. Aga ei saa öelda, et sellel koosolekul just niimoodi otsustati. Koosolekul hoopis vaieldi sellele ka vastu ja kõik jäi lahtiseks. Kõik see, mis tegelikult järgnes, toimus ikkagi stihiliselt. Koduuurija Sergei Seeland teadis rääkida. Erinevalt Tartu aulakoosolekust olid Volta keldris juhtival kohal punaselt meelestatud kõnepidajad Hans Pöögelmann, Aleksander Keskküla ja veel mõned. Keskküla alustas oma resolutsiooni ettelugemist, kus nõuti tööliste maale minekut ja mõisate mahapõletamist. Lõpuni aga ta lugeda ei saanud, sest koosoleku katkestas sõjavägi. Osa saadikuid vangistati, osa pääses põgenema. Sellel koosolekul
oli saadikuid ka Velise ja teistest ümbruskonna valdadest. Velise valda esindas kooliõpetaja Ivan Paulus, Nurtut ja Valgut Nurtu poeomanik Jüri Ogiir, Päärdut Mihkel Aitsa, Haimret Jüri Laube ja Jaan Uassa. Velise naisi esindasid Maria Paulus ja Anna Aitsa. Velise saadikutel õnnestus põgeneda. Tallinnast tuldi kodu poole algul koos linnameestega, kuid Rapla kihelkonna piires toimus eraldumine. Linnamehed jagunesid siin 3 salka. Esimene salk suundus Järvamaale, teine läbi Järvakandi Pärnumaale ja 3. Läänemaale. Mihkel Aitsa, uus ajajärk Velisel. Raplast põlevad mõisad. Politseikantselei löödi uppi. Linnamehed tulid maale appi. Rahvas kesknädala õhtuks kokku kutsuda, püssid kõigil kaasa võtta. Keegi meisest ei tohi koju jääda. Algas ettevalmistus millelegi suurele ja ettenägematule. 14. detsembri õhtuks kogunes koolimaja täis ümbruskonna mehi, eeskätt nooremaid ja ägedamaid üle valla. Paulus juhatas ja jutustas Tallinnas käimisest ja mida ta oli näinud veel linnast Raplani. On aeg, et võtame mõisad rahva valitsemisele. Mis neist võtta? Istame tule otsa. Koolimaja õues jagunesid mehed 2 salka. Ühed võtsid suuna Valgu mõisale ja teised Velise mõisale. Viimaste ülesanne oli ka Manni Kroonuviinapood kinni panna. Velisel algas uus, ammu oodatud ajajärk. Palju on räägitud sellest, mis edasi toimus. Mõisad põlevad, saksad surevad, karistussalgad, sõjakohtud, sõjaväe kättemaks, Velise koolimajja kogunenud meestele esimesed tapetud. Vaikne hommik kõik nii vaga, vaevalt tõusnud päiksekiir, aga vaalisõja kohus ohvrid surmale ju viib. Eemalt kaugelt kostab müüri, tundvalt kõnnib linnavaht, varsti jälle kustub ühe eluküünlataht. Eemalt kõldju silma paistab sõjameeste ringi sees, talle aknast vaatab mees, kelle silmad märjad veest. Ohkamine ohvririnnust tasa saab nüüd kuuldavaks, Jumalaga jäägu miinust kõik maailm nüüd jäädavalt. Surmaplatsil tõld jääb seisma, uks saab kiirelt avatud, raude kõlin seest ja välja astub mees näost kahvatanud. Eelmal seisvad 2 mända, nende kõrval surnurist, sõjamehed hüütaks ritta, ohvrilt võetaks rauad käest. Ohver männa külge seotaks, kästaks veel paluda,
viimne kirsta kõrval seataks, ohver seisab liikmata. ohvri silmad kinni seotaks, surmavaikus igal pool. püssid vinna kamandakse, ohvri rinnas püssikuul. kogu pauk ja ohver langeb, tume koorin kulla veel. arad laskja silme langeb, õnnetu marinnale. vaikselt ohver kirstu pandaks, vaikselt hauda kantakse. laskjad tasakesi hüüdvad, Jumalaga igavest. Lõpetuseks ja täienduseks mõni tähelepanek. Räägitud on ka, nagu oleks Jaan Ivan Paulus 18. detsembril 1905. aastal Haimre mõisas kella all välja kuulutanud Eesti Vabariigi. Sellele ei leia kinnitust. Paulus oli küll sel päeval Haimres, kuid selleks, et ära korraldada, kuidas mõisa haldamine peaks jätkuma. Haimre rahvas valis ajutiseks valitsejaks mõisa senise valitseja Jens Peter Anderseni, kes muide oma mälestustes ütleb vähemalt korra Velise Vabariigi kohta Eesti Vabariik. Velise Vabariik ei olnud ajutine revolutsiooniline komitee selles mõistes, nagu sellest räägiti Tartu rahvaasemike kongressil, sest ka senine vallavalitsus jätkas tegevust. Velise Vabariigi tegelik sisu võib napi algmaterjali tõttu meil jäädagi täpselt teadmata. 1905. aastal tegelikkuseni jõuda on üleüldse keeruline. Esiteks on nii tsaari Venemaal ennesõjaaegses Eesti Vabariigis kui ka Eesti NSV-s lisatud tolle aja sündmustele võimendusi, mida tagantjärele on päris raske päriselust eristada. Teiseks peab arvestama, et mitmed mõisted, mis tol ajal olid täiesti uued, olid tõenäoliselt ka hoopis teistsuguse sisuga, kui tänapäeval teame. Näiteks kas või sõna sotsialist, punalipp ja nii edasi. Samuti sõna vabariik. Ajaloolane Toomas Karjahärm on pakkunud, et tolle aja vabariik oli pigem retooriline metafoor. Samasugune punase aasta lööksõna nagu näiteks vabadus, võrdsus, vendlus. Vabariik ei loodud selle klassikalises mõttes, vaid vabariik tähistas ideaali. Otsustest tahtmistele senine riigikord välja vahetada parema vastu. Tundub tähenduslik, et 1905. aasta kaasaegsed ajakirjanik Mihkel Aitsam, metsavaht Jaan Limberg oma kirjatöödes ei maini või ei tähtsusta vabariiki. Näiteks Limbergil vaid napp ütlus. Paulus, keda mõnikord nimetati Velise Vabariigi presidendiks. Hilisema kodu-uurijad toovad selle aga esiplaanile, mis võib-olla ongi loogiline ja loomulik, sest aja möödudes, meenutustes ja mälestustes ning 1905. aasta sündmusi mõtestades on Velise Vabariik saanud juurde uusi tähendusi. Võib-olla saame lähemale 1905. aasta inimestele, kui püüda kujutleda ennast nende olukorda. Seni oli elatud ühiskonnas, kus igasugused poliitilised vabadused olid rangelt piiratud. Isegi seltside loomiseks oli vaja ametlikku luba. Ajalehti ja kogu muud trükist valvas tsensor. Streigid või muud peatõstmised olid keelatud. Siis tuli tsaari vabadusmanifest ja äkitselt kõik, mis seni keelatud, oli lubatud. Võib-olla saigi sellest vaid torm tekkida. Ärgem unustagem 1905. aasta hulljulgeid vabaduspäevi. Ärgem unustagem inimesi, kes kaotasid oma elu. Elagu Velise Vabariik!
kõige suurema töö eest, selle kirjutamise kokkupaneku eest. Kunstilise poole pealt, aitäh Tõrvikule! aitäh Aane sulle, et sa selle kõik siia pildi peale said, nii et võib-olla on võimalus seda uuesti näha veel. Ja vend Jürgen. 10 aasta pärast jälle. Aga teeme nüüd